Nii, tere õhtust kõigile. Minu nimi Kairit ja jätkame siis ajutervise seeriaga. Täna siis juba kolmas osa. Ja ennem kui me salvestust alustasime, jõudsin öelda, et ilmselt neid osasid tuleb veel, sest ma olen doktor Stacy teises osas alles poole peal. Seal on väga-väga palju informatsiooni, väga infotihe, nii et kannatlikkust. Ja enne kui ma selle teemaga alustan, jagan kiiresti selle nädala uudist ehk et siis 12-13 juuni toimub Münchenis Lifewave'i konverents, Euroopa konverents David Schmidti ja Meredith Burkici osavõtul. Ja selle konverentsi ajal lansseeritakse siis ka Euroopa turule Allergize segud, mõlemad 2 tükki korraga, hommiku ja õhtusegu. Konverentsilt saab neid siis ilmselt osta. Seda, kas nad siis kohe ka kõigile tellimiseks on, seda ma hetkel ei oska praegu öelda. Eks siis paistab, aga selline info on sellel nädalal olemas ja see on kindlasti äärmiselt positiivne. Aga nüüd siis meie teemasse. Ja eelmine kord lõpetasime siis sellega, rääkisime sellest, mis on oluline meie aju tervise parandamiseks. Ja need asjad, mõned on siin siis ette loetud, üles loetud. Esiteks vähendada aju ülekoormust, vähendada suhkru tarbimist ja seda, et suhkrut on kõikjal, kõiges. Et lugege kindlasti, kui te ostate mingeid valmistooteid, lugege silte ja teadke siis, et toiduainete koostisosad on seal alati siis nii-öelda vähenevas järjekorras. Nii et mida eespool on suhkur, seda rohkem seda seal siis on. Tuleks siis luua endale turvaline elukeskkond, võtta aega iseendale, rahustada ja lõõgastada oma närvisüsteemi. Ja räägime siis täna sellest, mida on võimalik teha selleks, et oma aju turvaliselt puhastada, ilma siis igasuguste kemikaalide või stimulantideta. Miks meie aju on siis sellises seisundis või olukorras, kui et ta ei suuda informatsiooni töödelda? Isegi kui sa muidu teed kõike õigesti, elad nii-öelda võimalikult tervislikult. Ja põhjuseks on siis see, et aju vabandust, ei suuda vahetada seisundit, olekut, seda olekut, milles siis aju on. Ja liigume siis edasi tavapärasest detoksist, mille all me siis mõtleme toksiinide, mürkide eemaldamisest sellisesse detoksisse, mille all me mõistame siis just nimelt seda, et meie aju on võimeline liikuma sellest pideva vastuvõtmise ja töötlemise olekust või seisukorrast puhkuse ja puhastamise olekusse. Ning kahjuks tänapäeval väga suur osa inimestest ongi kinni jäänud sellesse pideva info tarbimise seisundisse, olekusse, kus siis aju töötab 24/7 ja puhkamise ja puhastumise faasi ei eksisteerigi.
kuidas on võimalik siis eemalduda, välja tulla sellest pideva vastuvõtmise olekust või seisundist? Me peame siis suutma eemalduda inimestest, oma igapäevakohustustest, igasugustest elektroonikaseadmetest, need on siis kõik meie ekraanid, telefonid, mis iganes elektroonilised mängud, meelelahutusseadmed ja tegelikult ka kogu oma igapäeva reaalsusest peame me aeg-ajalt välja astuma. Paljudele inimestele sõna detox on segadust tekitav, sest seda seostatakse enamasti siis sellise klassikalise detoxiga, mille all siis mõeldakse midagi sellist, et tarbitakse siis mingisuguseid puhastavaid, organismi puhastavaid toidulisandeid, on mingisugune spetsiaalne detox toitumisrežiim, dieet ja toimub siis mingisugune puhastus ja millegi eemaldamine. See kõik ei ole vale, aga lihtsalt see, millest meie räägime, hõlmab midagi, mis on sügavam, mis on laiem ja ei piirdu selle klassikalises mõistes detoxiga. Ja samuti siis paljudel inimestel, kui me räägime detoxist, seostub siis selle puhastusprotsessiga halb enesetunne, väsimus, siis jah, see, et tuleb midagi tarbida mingisuguse ajaperioodi vältel ja tihtipeale see periood on ka päris pikk. Nii et inimesed seostavad detoxit sellise pikema puhastuskuuriga, mille ajal siis tuleb tarbida mingisuguseid erinevaid toidulisandeid või puhastavaid aineid. Aju detox on tegelikult aga hoopis neuroloogiline oskus, võimekus, mida mõned inimesed valdavad paremini kui teised, loomupäraselt või siis harjutamise tulemusena või siis lihtsalt tänu teistsugusele elustiilile. Aga seda neuroloogilist oskust või võimekust on kindlasti võimalik parandada, arendada ja sellest me siis ka edaspidi räägime. Ja mis need on siis need põhjused, tegelikud põhjused, miks sinu aju ei suuda korralikult puhastuda? Aju on võime ennast uuendada, puhastada, aga tihtipeale see puhastusprotsess on häiritud, ei ole täielik ja üks põhjustest on siis kindlasti see, et kui meie aju on selles pidevas vastuvõtmise seisundis, siis see on see, millega aju tegeleb ja mingisugusest puhastumisest ei saa juttugi olla. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja tänapäeva inimeste ajud, kuna me elame sellises infoühiskonnas, infotulv on meeletu, inimesed on harjunud tarbima infot tohututes kogustes, aga samas väga pinnapealselt, väga valimatult. Neid infokanaleid või allikaid on palju, nad toimivad korraga ja inimene ongi siis selles pidevas infomüras ja tihtipeale siis arvab, et kõigele tuleb ka kohe reageerida, vastata, nii kui on mingisugune sõnum või kommentaar või uus email, et kõigele peab reageerima momentaalselt, otsemaid,
otsekohe ja tänu sellele siis ongi see pidev vastuvõtmise, reageerimise seisund. Aga puhastumine äh, on, on hoopis no nii, need on siin väiksed kirjavead siin. Puhastumine on, on siis hoopis teistsugune seisund ja nõuab hoopis teistsugust olekut. Ja meie ajul ongi siis nii-öelda kolm režiimi, kolm olekut ja paraku enamik inimesi ei jõua tihti ei sinna, ei, ei sinna esimesse, tähendab ei teise ega ka kolmandasse olekusse. Ja esimene olek ongi siis seesama vastuvõtmise režiim ja see leiab aset siis, kui me midagi õpime, kui me tarbime infot, kui me midagi kuulame ja loomulikult siis, kui me scroll ime. Siis on aju teine olek või teine režiim, millel aju töötab, on siis töötlemise režiim. Kui siis seda vastu võetud, vastuvõtu olekus omastatud infot aju hakkab integreerima, kohaldama, organiseerima, korraldama, paigutama siis kuskile failidesse, looma mingisugust struktuuri või süsteemi. Ja siis, kui aju hakkab sellele infole looma tähendust. Ja siis see kolmas režiim, see, mis on siis tihtipeale see, mis kahjuks paljudel inimestel üldse ei toimu, üldse mitte kunagi aset ei leia, ongi siis see puhastusrežiim. See on siis see, kui toimub vabastamine, ümberhäälestamine ja kordamine. Et sellised kolm erinevat ajuolekut on olemas ja ideaalis peaks siis inimene kindlasti jõudma ka sinna töötlemise ja puhastusrežiimile. Et kui pidevalt olla selles vastuvõturežiimis, siis tulemuseks on aju ülekoormatus, informatsiooni kuhjumine ja see, millena ta siis, milliste sümptomitena see siis inimese tervises väljendub, sellest me oleme eelnevalt rääkinud. Ja sellest ka nüüd räägime siis veel kord, et mis siis juhtub, kui see puhastusrežiim ei leiagi aset, kui seda ei toimi, ei toimu puhastust ja siis tagajärjeks on siis eelkõige informatsiooni, kuhjunud informatsiooni hulk, kannatab kindlasti uni, une kvaliteet, uni muutub pinnapealseks, inimene ei puhka ennast korralikult välja, hommikul ärgates ei ole inimene värske, ei ole inimene energiline, vaid tunneb ennast juba hommikul väsinuna ja kurnatuna. Mälu kannatab, mälu fragmenteerub, asjad ei jää meelde või asjad ei tule meelde. Ajus on segadus, aju ei suuda vastavalt käsklustele leida siis neid õigeid faile, kus siis õige talletatud info on olemas. Kindlasti suureneb ka emotsionaalne laetus
see tähendab siis seda, et inimene muutub liigselt reageerivaks, iga väiksem asi võib siis põhjustada ülereageerimise, ebaadekvaatse reaktsiooni, emotsioonide tulva, mis siis võib väljenduda ebaadekvaatse käitumisena, vihastamisena, solvumisena, nutma puhkemisena või mis iganes muul moel. Et inimene on emotsionaalselt üle stimuleeritud ja ajuudu muutub krooniliseks, puudub selgus, puudub võime keskenduda. Ja need on siis kõik erinevad sümptomid või märgid, mis viitavad sellele, et aju ei ole suutnud ennast korralikult taastada, korralikult puhastada. Ja see ei tähenda seda, et see peab olema siis kõik need sümptomid peavad olema ja et nad peavad olema siis pidevalt ja igapäevaselt. Kindlasti midagi eelpool mainitust võib-olla kõlab nii mõnelegi teist tuttavalt, et see võib toimuda ka siis lihtsalt tänu sellele, et oli liiga lühike uni või siis muidu kõrge stressitase. Ja miks siis aju puhastamine ei õnnestu, kui inimese seisund ei muutu? Ja seesama seisund, millest me siin korduvalt räägime, see aju olek, meie närvisüsteemi seisund, on siis see, mis tegelikult määrab, kas see detoks puhastumine õnnestub või ebaõnnestub. Sa võid toituda väga tervislikult, sa võid kasutada igasuguseid erinevaid toidulisandeid, tegeleda aktiivse detoksiga, mis iganes puhastuskuuri näol või mingisuguse toitumisprogrammiga või kuidas tahes. Kuid kui sinu närvisüsteem püsib pidevalt selles häire seisundis, siis tegelikult aju puhastamist ei toimu, sest see lihtsalt ei ole võimalik. Ja paljudel inimestel puudub oskus närvisüsteemi olekut, seisundit vahetada ja liikuda siis sellest häire olekust rahunenud olekusse, reageerimise olekust vastuvõtmise olekusse. Ja tegelikult me räägime siis sellest, et meil teatavasti on sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem ja eesmärgiks peaks siis olema, et me oleme võimelised nii-öelda oma enda tahte jõul liikuma, suunama oma närvisüsteemi ühest seisundist teise. Sümpaatilisest häire, võitleja põgene olekust parasümpaatilisse rahu, vastuvõtmise ja puhastamise ja tervenemise seisundisse. Ja aju detoks selles sügavamas, laiemas mõistes tähendabki siis seda ja nõuab seda oskust muuta närvisüsteemi seisundit, teha seda teadlikult, tahtlikult ja nagu ma eelnevalt ütlesin, see on oskus, mida on võimalik praktiseerides omandada, oskus, mida on võimalik lihvida, arendada. Ja see ei ole mingisugune toode või pill või ravim või ka plaaster mitte, mida saab kuskilt osta. See on see, mida inimene peab ise tegema, milles peab saama ise meistriks
ja see on tegelikult igaühele jõukohane. Me oleme rääkinud sellest, et aju tervise seisukohast on uni äärmiselt oluline ja seda ta kindlasti on. Selles ei ole mingit kahtlustki, aga ainuüksi pikk uni ei ole ikkagi piisav. Ja ainult piisav uni siiski ei puhasta aju. Uni küll võimaldab aju puhastamisel aset leida, aga seda ainult siis, kui meie närvisüsteem on ette valmistatud. Et kui sa lähed magama ja sinu aju on endiselt ülekoormatud, endiselt selles vales häire seisundis, siis puhastus ei ole täielik ja sa ärkad ikkagi väsinuna. Ja isegi kui sa suudad minna sellisesse sügavamasse unefaasi või seisundisse, kui toimub unenägude nägemine, siis sinu aju ikkagi ei lõdvestu, lõõgastu ega puhastu. Nii et piisav uni üksi ei, ei ole, ei ole piisav. Tähtis on see õige olek ja kuidas seda siis saavutada, kuidas seda siis treenida. Sellest me siis edaspidi räägime. Siis see detoks leiab aset väikeste sammudena, toimub väikeste sammudena, mitte üleöö. Ja selle aju detoksi, aju puhastuse periood, faas leiab siis aset näiteks, kui sinu hingamine aeglustub. Ainuüksi see, et sa aeglustad oma hingamist, keskendud oma hingamisele, viid tähelepanu oma mõtete virvarrilt oma hingamisele. See kõlab väga lihtsalt, aga uskuge mind, olles stressis, olles näiteks hirmunud, olles väsinud, ei olegi seda alati niisama lihtne teha. Ja kõige huvitavam on see, et tihtipeale räägin nüüd oma iseenda kogemusest, et kuigi sa seda tead, sa oled kuulnud sellest kordi ja kordi, sa oled seda ise praktiseerinud ja kasutanud, siis kui see hetk on käes, kui see stressitase on kõrgel, kortisool on laes, siis see lihtsalt ei tule meelde. Nii lihtne asi nagu hingamine. Siis samamoodi aju puhastus saab toimuda, saab hakata peale, kui sinu emotsioonid vaibuvad, kui sinu emotsionaalne laetus alaneb, kui sa rahuned, samas ka nuttes. Nii et kindlasti jah, nutt on antud meile selliseks vahendiks, kui tõesti enam keha muud moodi ei suuda stressi alandada ja seda seisundit muuta, siis peatäis nuttu on teinekord tõeliseks ravimiks. Detoks saab aset leida ka siis, kui väheneb info hulk, mida vastu võetakse, mida siis aiu sisestatakse. See siis tähendab seda, et me peame teadlikult leidma igas päevas, võtma selle aja, need hetked, kui me lülitame ennast välja. Me lülitame ennast välja sellest
ümbritsevast maailmast, kogu sellest välisest mürast ja selle asemel pöörame pilgu endasse, sissepoole või kas või lihtsalt keskendume oma hingamisele. Ja loomulikult aju detoks armastab vaikust, keskendatust ja fokusseeritust, rahu. Ja mõtle, kas sinu päevas, kas igas sinu päevas on selliseid aju detoksi hetki. Kas sa annad oma ajule igapäevaselt, sest aju vajab seda igapäevaselt, mõned minutid, mõned hetked, kui sa, mitte nüüd seda, et sa peaksid iga päev nutma, aga näiteks kui sa lased oma emotsioonidel vaibuda, eemaldud välisest mürast ja kärast, lülitad välja kõik oma seadmed, jätad nad kuskile eemale, lähed nendest eemale ja keskendud ainult iseendale. Hetki, kus sa keskendud vaikusele. Mõtle sellele, kas sinu päevas on selliseid hetki ja palju neid on ja tea, et sinu aju tänab sind iga sellise hetke eest, sest see võimaldab sinu ajul ennast puhastada, taastada ja selle tulemusena olla siis paremas konditsioonis. Ja järgmine kord räägime siis edasi erinevatest praktikatest, mis siis toetavad seda seisundi vahetamist. Sellest seisundi vahetamisest oleme me rääkinud, et see on ajupuhastuse eeltingimus. Ja need on siis sellised lihtsad igapäevased praktikad, mida saavad kõik teha endale sobival ajal, endale sobivas vormis ja toetamaks siis seda seisundi vahetust ja võimaldades siis ajul minna, liikuda sellesse puhastumise seisundisse ja aitavad siis liikuda sümpaatilisest parasümpaatilisse olekusse. Ja eesmärk, nende praktikate eesmärk ei ole siis sind rahustada, aga just nimelt vahetada seda seisundit, närvisüsteemi seisundit, aju olekut selleks, et aju saaks ennast sellest koormast, mis paraku on selles tänapäeva reaalsuses ja tänapäeva maailmas. Me lihtsalt elame sellises ajas, kus kindlasti tänu internetile eelkõige ja tänu info kiirele ja lihtsale kättesaadavusele me ei taju enam meie nii-öelda piire, ei taju seda, kus tuleks öelda stopp, aitab küll. Ja tihtipeale see on selline protsess, mis jah, ei toimu see ajupuhastus üleöö ja samamoodi see aju ülekoormatus ei teki üleöö, et see on pidev igapäevane protsess ja teadlikult olles sellest teadlik, seda teadlikult jälgides ja nendele märkidele tähelepanu pöörates ja teisest küljest siis tehes tegevusi, mis siis aju toetavad, on
võimalik ennetada igasuguseid tõsisemaid probleeme. nii et siinkohal me täna lõpetame, hoiame selle Zoomi